Tere tulemast kõikidele sellel pühapäeva hommikul siia pühakotta. Ja ma tahaks teiega jagada ühte mõtet alguseks, mille ma enda jaoks möödunud nädalal avastasin. Piiblis on väga vähe selliseid tegelaskujusid, kelle õnnistust on võimalik arvväärtustega mõõta. Ja tavaliselt Jumala õnnistusi võib-olla ei olegi vaja ja mõistlik mõõta, aga üks tegelane Piiblis siiski on, ja see on Hiob. Ja ühe asja, mis ma avastasin, et Hiobi elu me võime jagada 3 etappi. Esimene etapp on see, kus Jumal teda rohkelt õnnistas. Seal on mõned arvväärtused, kuidas on võimalik õnnistust numbritesse panna. Tal oli 7000 lammast ja kitse, kaameleid 3000, härgasid 500, emaeesleid 500, aga kõige esmalt tal oli 7 poega ja 3 tütart. Tema elu teine etapp oli 0 poega, 0 tütart, 0 kitse, 0 lammast, kaameleid, härgasid, emaeesleid 0, ta kaotas kõik. Ja tema elu kolmas etapp, poegi sama palju kui ennem, tütreid sama palju kui ennem, ainult et kõik muud olid korrutatud 2-ga. 7000 lamba ja kitse asemel oli nüüd 14 000. Linna inimesena on seda suhteliselt keeruline ette kujutada 14 000 pealist karja, pluss veel kaamelid, härjad ja emaeeslid. Ja nüüd täna hommikune pühapäevane küsimus teile. Millises eluetapis ütles Hiob selle fundamentaalse tõe? Kuidas? Just, siis kui tal ei olnud mitte midagi. Loogika ütleb, et võiks ju öelda siis, kui Jumal teda õnnistas, või siis, kui Jumal teda 3. eluetapis üle mõistuse õnnistas, aga tegelikult ütles ta välja selle siis, kui tal ei olnud enam mitte midagi, ta oli kaotanud kõik. Ja vahel need 0 eluetapid meil, kus me oleme kõik kaotanud, on need, mis meile võib-olla ei meeldi, aga ometigi nendes eluetappides me üsna tihti jõuame väga fundamentaalsete tõdedeni Jumala osas. Ja ma soovikski, et seesama väike lause, mis on minu arust üks Hiobi raamatu üks põhjapanevamaid teese, võiks selleks nädalaks ka meiega kaasa tulla. Me kummardame pead ja palvetame. Taeva isa, me täname sind selle hommiku eest siin. Sina ise näed, millises eluetapis me keegi oleme me sinu õnnistuse all, oleme me selles kõrbeetapis, kus meie käest on kõik võetud ja kõik libisend, aga ometi on üks lause, mida me teame, et sina oled alati meiega ja me võime ka siis teada, kui meil midagi ei ole, et me võime sinu peale loota. Puuduta meid täna palun sellel hommikul siin hoolimata, millises eluetapis me oleme või kuhu me oleme parasjagu jõudmas, mis on meil selja taga ja kinnita meid järgnevasse nädalasse vastu minnes. Aamen. Hey
Kõrgemal ilmudes
tänaseid piiblilugemiskirjakohti ja täna loevad meile Sune ja Hanne. Tere, armas kogudus! Ma loen psalmi 43. Igatsus pühakoja järele. Mõista mulle õigust, oh Jumal, ja aja mu asju halastamatu rahva vastu. Päästa mind petise ja ülekohtuse mehe käest, sest sina oled mu Jumal, mu tugev kaitse. Mispärast sa tõukasid mu ära? Miks ma pean ikka kurvalt käima oma vaenlase surve all? Läkita oma valgus ja oma tõde, need juhatagu mind, need viigu mind sinu pühale mäele ja su hoonetesse, et ma tuleksin Jumala altari äärde, Jumala ette, kes on mu ülim rõõm, ja tänaksin kandlega sind, oh Jumal, minu Jumal. Miks sa oled nii rõhutud mu hing ja nii rahutu mu sees? Oota Jumalat, sest ma tahan teda veel tänada, oma abi ja oma Jumalat. Amen. Mina loen Markuse 10. peatükis 35-45. Ja Sebeduse pojad Jakobus ja Johannes astusid Jeesuse juurde ja ütlesid talle, õpetaja, me tahame, et sa meile teeksid, mida me iganes palume. Jeesus küsis, mida te tahate, et ma teile teeksin? Nemad ütlesid talle, luba meile, et me istuksime sinu kirkuses, üks sinu paremal ja teine sinu pahemal käel. Jeesus ütles neile, te ei tea, mida te palute. Kas te võite juua karikast, mida mina joon, või saada ristitud selle ristimisega, millega mind ristitakse? Nemad ütlesid talle, võime küll. Jeesus aga ütles neile, küllap te joote karikast, millest mina joon, ja teid ristitakse ristimisega, millega mind ristitakse. Kuid istumist mu paremal või pahemal käel ei ole minu anda, vaid see antakse neile, kellele see on valmistatud. Ja kui need 10 sellest kuulsid, said nad pahaseks Jakobuse ja Johannese peale. Ja Jeesus kutsus nad enese juurde ja ütles neile, te teate, et need, keda peetakse rahvaste valitsejateks, peremehetsevad nende üle ja nende suured meelevallatsevad nende kallal. Nõnda ärgu olgu teie seas, vaid kes iganes teie seas tahab saada suureks, olgu teie teenija, ning kes iganes teie seas tahab olla esimene, olgu kõigi sulane. Sest ka inimese poeg ei ole tulnud, et lasta ennast teenida, vaid et ise teenida ja anda oma elu lunaks paljude eest. Nüüd üsna peatselt on see hetk, kus lapsed saavad minna pühapäevakooli, aga ärge veel minge, palun. On tulnud selline mõte ja siit edaspidi kõikidel pühapäevadel me rakendame seda, et me teeme väikese palve teile kaasa sinna. Kui see palve lõpeb, siis me alustame üldlauluga ja korjandusega. Et palun ärge minge ennem ära, kui palve on peetud ja kes soovib, siis saab üldlaulu aeg panna ka oma ohvrianni veel karpi ja siis laulu ajal palun lapsed võite minna, aga me paneme silmad kinni korraks ja palvetame. Taeva isa, me täname sind kõikide laste eest, kes siin saalis praegu on. Palume neile sinu õnnistust, kui nad lähevad pühapäevakooli, et see jutt, mida nad kuulevad, oleks neile kõnekas ja sinu sõnum jõuaks nende südamesse. Aitäh sulle, Taeva isa, kõikide eest, kes siia täna on tulnud. Aamen. Nüüd me laulame koos üldlaulu ja paneme kokku korjanduse ja see on Marje ja Peeter Singi poolt kirjutatud laul Arm mind kannab, jõudu annab. Ja täna on veel siis 2 korjandust, üks on meie koguduse keskusele ja teine on meie kogudusele.
nüüd ma palun siia Hille, kes tuleb, räägib oma muusikalise kogemuse ehk siis minu lugu. Tere, kõik Jumala lapsed, tere, kes olete tulnud täna siia pühakotta. Kõigepealt ma tahan tänada ja kiita ja ülistada meie Isa taevas, kes kõik on loonud ja kelle armastuse läbi maailm püsib. Pühakiri ütleb, kõik on tekkinud tema läbi ja ilma temata ei ole tekkinud midagi. Kui Jumala vaim puudutab südant, siis on see üks väga eriline kogemus ja jätab hinge igatsuse seda uuesti kogeda. Ja Jumal otsib ise ka selliseid inimesi, kes tema järgi igatsevad. Pühakiri ütleb, Issand vaatab taevast inimlaste peale, et näha, kas on mõistlikku kedagi, kes otsib Jumalat. Ja teisal jälle, sest Issanda silmad jälgivad kogu maad, et võimsasti aidata neid, kes siira südamega hoiavad tema poole. Keegi on öelnud, et inimese süda on kui suletud uks, millel on link vaid seespool ning selleks, et Jumal saaks südamesse tulla, tuleb talle uks seestpoolt lahti teha. Kas kujutate ette, et kõikvõimas Jumal ei tule südamesse, kasutades selleks oma võimsust, oma jõudu, oma väge, vaid ta ootab sissetulekuks kutset ja nõusolekut. Ta ütleb piiblis, ennäe, ma seisan ukse taga ja koputan. Kui keegi kuuleb mu häält ja avab ukse, siis ma tulen tema juurde sisse ning söön õhtust temaga ja tema minuga. Seega on sinu otsustada, kas avada oma süda talle või mitte. Kui mina avasin Jumalale oma südame, siis oli see parim otsus, mida ma eales olen teinud. Mu elu sai justkui uue tähenduse. Sellel on nüüd igavikuline perspektiiv. Jumala pühadus puhastas mu südame. Tema armastus tervendas hinge haavad. Ta armuvägi vabastab, kujundab ja muudab mind päevast päeva. Jumala lähedus on see, mida ma jätkuvalt igatsen. Kõik selle on imeliselt muusikasse seadnud Timo Lige ja me kuuleme seda kohe ülistusgrupi esituses ning saame ka ise kaasa laulda. Aga kui Jumal selle muusika ja sõnumi kaudu sind kõnetab, siis ava talle oma süda. Tee seda kindlasti just nüüd, sest Jumala sõna ütleb, ennäe, nüüd on ülisoodus aeg, ennäe, nüüd on päästepäev. Aga kui sa tunned, et su südames on vähemaks jäänud igatsust Jumala järele või on esimene armastus jahtunud, siis ütleb Jumal sulle, tuleta siis meelde, kus sa oled langenud ja paranda meelt ning tee esimese armastuse tegusid. Olge väga õnnistatud. Aamen.
Aitäh! Vahel on nii, et Jumal puudutab nii tugevalt, et tahaks seda kohe kõikidega jagada. Ja ma palun, et Aina tuleb siia ja jagab oma kogemust koos Jumalaga. Tere, armsad õed ja vennad! Ma samamoodi tahan tänada teid kõiki ja tänada Jumalat, et te olete mul olemas ja ilma temata ja teieta poleks see õige elu. Minu elu on olnud päris pahupidi, see hakkas juba 20 aastat tagasi, aga see kõik pole, arvan, juhuslikku, see pidi niiviisi olema. Muidu ma poleks leidnud seda, mis mul praegu on. Ja ma tänan seda. Tänan ka koomas olemise eest. Tänan oma erijuhtumi Mati eest heas mõttes, sest ilma temata vaevalt, et kui oleks kõik mul elu nii korras ja hea, siis ma poleks siia tulnud, kus ma olen praegu ja mul poleks seda, mis mul on. See püha vaimu vägi, mis praegu mind siia, sest siin teie ees seista ei ole kerge, aga kui taeva isa käsib, siis tuleb tulla ja rääkida. Peale pühapäevast Jumala teenistust, mis oli nii sära täis, ma nägin unes, et ma pean need tunnistama. Ja siis hommikul tõusen ja mõtlesin, aga ma ei oska ju nii, mul ei ole niisugune annet rääkida ja mida mingit Jumala sõna peaks kasutama ja nii ja naa ja olin nii pinges ja mõtlesin, et olgu Jumal, ma räägin, tunnistan, ja siis ma lähen akna laua juurde ja näen, oi, appi, ma tänan taevaisad ja leidsin seda, ma ju hiljuti käisin Baltikumis, seda Lätis Balti koguduse konverentsil ja ühe lehekes leidsin just see, mis praegu sobib minu tunnistusega koos. Me elame väga haiges ühiskonnas, ümberringi on probleemid, alkohol, see minu perekonnas ja alkoholiga koos kõik tulevad niisugused uskumatu asjad, mida inimene normaalne ei teeks seda. Kui ta tunneks Jumalat, siis ta ei teeks kunagi. Aga mina pidin selles põrgus läbi käima ja nägema seda kõike ja ma tänan taeva Issale, et õigel ajal ta kingis mulle kogudused lausa mitu. Siin käisin ja lätlaste juures käisin pühavaimu koguduses ja ma tänan seda ja kiidan ja ei oska midagi muud öelda. Ainult seda ei tahaks, minu perekond on olnud väga haige, aga nüüd tasapisi paraneb, me oleme saanud kõikide silma jäänud, elama nüüd, alguses mina elasin, nüüd on Mati ka minuga. Nagu Teo Karpis 2 erinevat tigu oleme. Ja vahest õhtuti tuleb niisugune viha sees, aga hommikul tema palub mul andeks ja mina temale ja nii läheme edasi. Jumal tegutseb temaga ja mul on hea meel, et ka Jumal puudutaks kõik minu perekonnaliikmed. Me oleme praegu kõik laiali, kõik pahupidi, aga Jumal teeb oma töö ja igaühel omamoodi. Ja ärge kartke, kui elus midagi juhtub väga hullusti, nagu minul on, ärge kartke. Jumal siis tahab midagi parandada, midagi on valesti teil. Ja siis järgmisel hommikul peale seda unenägu ma tõusen ja mõtlen, et loen läbi seda juttu, mis mul on leitud. Ja olin pannud ühes raamatus sees ja lähen vaatan, mul ei ole seda raamatut enam, kus ma olen seda pannud segadus, mõtlesin, et appi, mis ma teen. Käin ja palun Jumalat, ma ju ütlesin Taavale, et mul on leitud sõnad ja ma tahan tunnistada ja ei ole. Aga siis järsku vaatasin riiuli peal, seisab kiriku laul palveraamat Püha Vaimu kirikust ja teen lahti ja seal on laul, aga ma unustasin, et see praegused Jumala teenistused on nagu pühendatud sellega, et mingit laul, mis puudutab. Loodan, et te saite minu jutust aru. Ja see laul siin on ja pärast kuulete. Ja nüüd ma loen
seda, mida Jumal käskis mu rääkida. Kõigepealt ma loen Johannesse 13:34-35. Ma annan teile uue kässu, armastage üksteist. Nõnda nagu mina teid olen armastanud, armastage teiegi üksteist. Sellest tunnevad kõik, et te olete minu jüngrid, et te üksteist armastate. Ja siis on Pauluse nõuanne Timoteusele. Hoia, mis su hoolde on usaldatud. Ja siis on mõned väga erilised inimesed. Meie koguduses ka oleme kõik väga erinevad ja see on väga-väga hea, sest me õpime üksteises. Kui me oleksime kõik ühtemoodi, siis ju midagi ei tuleks ja ei kasvaks. Et on seda, et inimesed võiksid mitte niiviisi tõsise näoga ja vahest vihased, nagu on, elu ongi vahest niiviisi. Aga me peaksime oskama üksteisele avama ja räägima oma probleemides, sest kogudus on ka nagu ühiskonna rakuke, kus me tuleme ja tahame oma hinge täita vaimuga ja kui on vahest nii ja naa, siis on raske. Ja armastageme üksteist ja avame üksteist, kui on midagi nii nagu tundub, et oleks vaja muutus. Siis ma nüüd luen mõned väga erilised inimesed. Issand, tahan tänada sind mõndade eriliste inimeste eest, keda armastan. Nende eriliste inimeste eest, kes armastavad mind sellisena, nagu olen. Inimeste eest, kes usuvad, et olen tähtis just sellisena, nagu olen. Inimeste ees, kes taluvad mind isegi siis, kui olen kibestunud ja vastik. Inimeste ees, kes kuulavad, kui oma emotsioone nende peal välja elan. Inimeste eest, kes ootavad, kui ma ei leia kohe õiget sõnu. Inimeste eest, kes raputavad mind, kui mu vaim vahel ära vajub. Kõik nende eriliste inimeste eest tahan hüüda ja hõisata tänu tundes. Need on inimesed ühed täna, teised homme, kes püüavad näha minus mind ennast, kes ägevad koos minuga, kuni mingi osa minust saab vabaks ja kes armastavad minust sedagi, mis päeva lõpuks alles jääb. Sellised inimesed, issand, tähendavad minu jaoks enam kui miski muu siin ilmas ja vahel isegi enam kui sina. Sest ainuüksi tänu sellistele inimestele võin uskuda, et oled tõeliselt olemas. Sest kui keegi neist aktsepteerib mind keset mu väikest pahupidi segadust, siis teed seda ju sinagi, issand. Siis teed seda ju sinagi. Amen. Ja siis tuleb see laulukene, mis So
Aitäh Ainale selle südamest tuleva tunnistuse eest. Ja kui ma siin seda kuulasin ja natukene ka teades Aina elu, siis mul tekkis väike paralleel Hiobiga, et korraga võetakse nagu kõik käest ära, aga siis leitakse midagi uut koos Jumalaga. Soovime sulle palju õnnistust sinu igapäevasesse ellu ja Matile samamoodi. Aga nüüd on meil võimalus kuulata natukene informatsiooni ja see informatsioon on nimelt noorte piiblipäevade kohta, mis toimuvad 6.–8. juunini see aasta Tallinnas. Ja selle piiblipäevade moto on seekord nii lähedale kui võimalik. Ja kui ma ei eksi, toimub see juba, kas see on 37. korda või igal juhul on see väga pika traditsiooniga noorte üritus Eestis, mida kunagi mu enda vend ühe tiimiga alustas ja minul on eesõigus olnud kunagi selle organiseerimisel kaasa aidata ja nüüd on juba see noorema põlve käes, aga ma palun, et Regina ja Kaur tulevad ja räägivad täpsemalt sellest piiblipäevadest meile. Nii, tere! Alustame ühe video vaatamisega. Niimoodi, nagu te siis juba kuulsite, siis tegemist on piiblipäevadega. Ma eeldan, et kõik on teist vähemalt kuulnud sellest midagigi, aga ma räägin lihtsalt üle, et piiblipäevad ongi üle-eestiline kristlik noortefestival, mis sellel aastal ei toimu kuskil kaugemal kui Tallinnas. Ja meie eesmärk on mitte ainult nagu kristlastele, noortele pakkuda võimalust kokku tulla ja kuidagi võtta aega Jumalaga, vaid tõesti valmistada neid noori, et nad oleksid valmis ise välja minema ja jõudma nende noorteni, kes ei olegi võib-olla kuulnud üldse Jumalast ega Jeesusest. Ja meie Kauriga oleme selle aasta piiblipäevade tiimis palvetööjuhid. Ja meie nii-öelda valdkond ongi siis juba praegu koguda seda tiimi, kes oleksid valmis teenima kaasa palves ja kes oleksid kohapeal valmis teenima kaasa eestpalvetöös just õhtustel teenistustel. Ja selleks me siis hetkel ise valmistume. Lisaks meie PP tiimis on üleüldse umbes 20 inimest. Janno võib selle pildi panna. Ja kõik vastutavad siis konkreetse valdkonna eest. Indrek on näiteks ka seal pildi peal ja tema vastutab missioonipunktide eest. Ja kindlasti on ka ühesõnaga need 1000 noort või ma ei tea, palju meid kokku tuleb, jagatakse mingitesse gruppidesse ja saadetakse Tallinnas erinevatesse piirkondadesse, et kaasa aidata mingis kohalikus koguduses mingi ürituse läbi, et jõuda nende piirkonna noorteni, kes seal on. Ja kindlasti tuleb üks grupp siia ka Nõmmele, aga võib-olla sellest me kuuleme kunagi, kui see lähemale tuleb Indreku käest täpsemalt, et kuidas on äkki meil isegi siin Nõmmel võimalik kaasa aidata. Ja lisaks on meil ka teile flaierid jagada, need me jagame peale teenistust igale ühele ukse juures. Ja siis on 2 flaierit erinevad. Üks on siis selline, mida me palume, et te palvetaksite ja küsiksite Jumalalt, kellele anda see, kuna see ongi selleks, et anda mõnele noorele võib-olla, kes ei ole mitte kunagi käinud piiblipäevadel. Ja teine flaier sisaldab informatsiooni, kuidas aidata kaasa. Ja selleks me siin olemegi, et esitada teile üleskutse üldse olla kaasas sellega nii palves kui ka praktiliselt ja võimalusel ka rahaliselt toetada. Aga Kaur räägib täpsemalt meie piiblipäevade visioonist. Et üks asi, mida ma veel nagu lisaksin siia, et kui keegi teist tunneb, et ta tahaks eestpalvetajana kaasa teenida, siis see võimalus on ka olemas, et meie oleme siis need palvetööjuhid ja siis võite lihtsalt meiega ühendust võtta ja kui te tunnete, et te tahaksite olla seal ürituse koha peal näiteks ja õhtuti
olla siis seal üks nendest, kes on seal valmis oma sildike kaelas või särgike seljas ja võtma inimesi vastu ja ühekaupa palvetama nende eest. Ja meil on tulemas ka veel eestpalvetajatele ühepäevane selline koolitus, kus me tahame varustada vähemalt mingil määral, et igaüks, kes seal tiimis on, et ta tunneb, et ta on valmis teiste eest palvetama. Ja kindlasti see aasta tuleb see, kuigi seda on, nagu Vaida ütles, vist juba 37. korda toimub, siis seekord ta on jällegi suurem kui kunagi varem ja seda võetakse ette suuremalt kui kunagi varem ja ilmselt on ka võimalused paremad kui kunagi varem, et seda reklaamida ja et me tahamegi, et terve üle Eesti kõik nagu teaksid sellest, et ka praegu selle nädala jooksul ja eelmise nädala jooksul on kõik need tiimiliikmed, keda te seal ennem nägite, nad on üle Eesti käinud väga erinevates kogudustes ja rääkinud sellest, neid samu asju, mida meie räägime ja sellest visioonist. Et paari sõnaga sellest visioonist, see on siis nii lähedale kui võimalik, et võib-olla eriti noorte seas on tunda seda, et väga paljud kristlased noored ei mõtle niimoodi. Nad mõtlevad pigem nii, et kuidas ma saaksin olla kristlane ja samal ajal nagu ka veel kuidagi olla osa maailmast, et neid hüvesid seal nautida ja otsida neid piire, et kas ma ikka seda tohin teha või kas ma seda ei tohi teha või kuidas selle asjaga on, aga et proovida nagu anda edasi täiesti vastupidist mõtlemist, kuidas minna Jumalale nii lähedale kui võimalik, et täiesti eralduda ja täiesti nii lähedale kui võimalik. Ja teine pool sellest on, et minna inimestele nii lähedale kui võimalik. Et me tahame, et hästi paljud kogudused oleksid kaasas selle üritusega ja nii koguduse liikmed, noored, kõik, et see tõesti läheks inimesteni välja nii lähedale ja nii kaugele kui võimalik. Et see on selline üldine visioon. Ja teine osa, mida ma tahan rääkida, on see, et nüüd see tulev nädal me olemegi planeerinud sellise asja tiimiga nagu nii lähedale kui võimalik nädal. See on igaühele isiklikult selline väljakutse, et ühe nädala jooksul minna Jumalale ka nii lähedale kui võimalik. Ehk siis võib-olla te mõtlete, et ma ju püüan kogu aeg elada niimoodi, et minna nii lähedale kui võimalik ja ollagi nii lähedale kui võimalik. Aga ma arvan, et esimene samm, mida me peaksime selle juures nagu mõistma, ongi see, et me peame uskuma, et meil on võimalik veel palju lähemale minna. Ükskõik kui suured palvetajad, kui distsiplineeritud või just vastupidi, me peame nagu uskuma, et see, mida me oleme seni kogenud, see ei ole veel kõik, vaid see on alles algus. Meil on võimalik veel palju edasi minna. Ja mul tuli meelde üks kirjakoht, mida ka Mari mainis mõni pühapäev tagasi jutluses, väga tuntud kirjakoht Jeremiia 33:3. Ja seal on niimoodi, et hüüa mind ja ma vastan sulle ja ilmutan suuri ja salajasi asju, mida sa ei tea. Ja ma just mõtlesin selle hüüa peale, et kas oleks võimalik, et selle nädala jooksul, mis nüüd tuleb, et see hüüa võib saada nagu uue tähenduse meie jaoks, et väga tihti me hüüame, aga me hüüame oma mugavusest niimoodi, et meil tegelikult see polegi mingi hüüa, see on lihtsalt midagi väike ohe või midagi, et tegelikult meil on kõik olemas, aga siis see pole mingi hüüdmine. Teine hüüdmine võib meil olla lihtsalt emotsioonist, et meil on väga raske, meil on kõik koormad on peal, kõik nagu kuidagi nagu keeb üle ja siis me hüüame sealt, aga see on rohkem niisugune emotsionaalne, aga mis siis, kui me hüüaksime täiesti sellise suure pühendumisega ja otsustusega, et me ei lase lahti, et me tahame enamat, et me tahame lähemale, me tahame rohkemat ja et me ei lase lahti. Meil on resolutsioon lihtsalt hoida kinni, nii nagu Jaakob ütles, et ma ei lase lahti enne, kui sa mind õnnistad. Nii et eraldumine, kuuletumine, pühitsus, osadus, kas me saame nagu minna veel lähemale. Ja lihtsalt mõelge selle peale ka, et mis on selle tuleva nädala jooksul teie jaoks praktiline väljendus sellest, et minna Jumalale lähemale. Ma arvan, et see võib olla seotud kuuletumisega. Ma ei hakka ütlema, et võtke otsus vastu, et te loete nüüd rohkem piiblit ja rohkem palvetate iga päev, vaid lihtsalt mõelge nende olukordade peale, kus teil on raskusi kuuletumisega, kus te teate, et Jumal nagu tahaks teile midagi öelda, aga te tihti kas ei julge või ei taha kuulda või ei taha vastu võtta, ei taha tegutseda. Lihtsalt mõelge nende asjade peale ja kuuletuge, lihtsalt proovige võtta üks nädal selleks, et täiesti elada Jumalale, panna tähele tema häält ja tegutseda selle järgi. Ja samas ka palvetage väga selle piiblipäevade ürituse pärast ja mõelge, kellele te saaksite anda selle flyeri ja keda kutsuda sinna.
ja lisaks sellele uue nädala väljakutsele ongi selle ühe flaieri peal meiliaadress, mis on visioon@piiblipäevad.com, kuhu ongi lihtsalt palutud, et kui te olete tõesti võtnud selle nädala selleks, et oma isiklikus käimises jõuda Jumalale nii lähedale kui võimalik ja olla valmis võib-olla vastu võtma mingid väljakutsed, mis Jumal teile esitab, et tõesti jagada neid lugusid ja saata need sellele meiliaadressile, et näha, mis tunnistused tulevad lihtsalt sellest välja, kui me pühendume rohkem. Ja ma lihtsalt korra mainin üle veel need kaasaaitamisvõimalused ja põhimõtteliselt neid ongi 3. Aidata kaasa vabatahtlikuna. Sa ei pea olema noor selleks, et seal noortefestivalil kaasa aidata. Seal on nii palju erinevaid valdkondi ja me vajame ressursse ja inimesi, kes on valmis panustama oma aega. Ja selleks saab piiblipäevade meiliaadressil täpsemalt täita ära ühe taotluse ja siis seal on erinevad valdkonnad, kus kodulehel, kus märkida ära, et millises valdkonnas nagu kaasa aidata. Siis kindlasti meie suur üleskutse ongi aidata kaasa ka palves, lihtsalt kanda seda üritust palves, kanda seda tiimi palves ja meie eestpalve või palvetöö juhtidena lihtsalt vajame ka seda palve tuge, et koos lihtsalt tuua kõik Jumala ette, kuna meile nagu saadetakse neid palvesoove erinevatelt valdkonna juhtidelt, et mille pärast palvetada ja kui te tõesti tunnete, et te tahate palves pühenduda selle ürituse pärast, siis võtke meiega ühendust. Ja 3. võimalus ongi aidata rahaliselt toetada. Siin flyeril on info. Lihtsalt võtke, minge julgelt Jumala ette ja küsige, kas toetada ja kui palju ka toetada ja ma arvan, et see on väga hea koht, kuhu panna toetada oma rahaga ja me tõesti vajame ka seda, kuna meie plaan on teha see nii suurelt, et me jõuaks nagu nii paljudeni siin Tallinnas. Ja ütlen lihtsalt üle, et 6. kuni 8. juunil toimub see Tallinnas, kohaks on Rock Cafe, kuhu mahub vähemalt 1000 inimest. Nii et selle me loodame ära täita. Aitäh teile! Aitäh Reginale ja Kaurile selle sütitava kokkuvõtte eest piiblipäevade osas ja mul on eesõigus olnud ka natuke lähemalt näha seda ettevalmistusprotsessi ja tunda mõnda inimest sealt lähemalt sellest tiimist ka ja võin küll kinnitada, et nad on südamega asja kallal juba kuid tegutsenud ja noortel silmad säravad. Kindlasti vajavad nad eestpalveid, sest nad kõik teevad seda vabatahtlikult, teevad oma koolide, oma tööde, oma lõpueksamite, oma koolide lõpetamiste kõrvalt ja nad vajavad kindlasti tuge ja vastupidamist sinna. Ja täna on ka meie noortejuht Indrek on Kiviõlis täpselt seda sama asja tutvustamas, piiblipäevadest rääkimas ka Kiviõli koguduse keskel. Nüüd teated. Järgmine koosolek selles majas on kolmapäeval hommikul kell 11 palvekoosolek ja õhtu kell 19 on paastuaja palvekoosolek. Sellel kolmapäeval kell 7 osaleb Ruudi Leinus. Järgmisel pühapäeval on juba palmipuude püha jumalateenistus, hommikul kell 11 jutlustab pastor Taavo Lige ja järgmise pühapäeva õhtul toimub ka piiblitund tähendussõnade taga ja see toimub kell 6 õhtul. Sünnipäeva kogudusi meil täna ei ole, küll aga on veel sünnipäevalapsi koguduse liikmete seas ja 31. märtsil tähistas oma sünnipäeva Milvi Teras ja Martti Kalvik ja täna ja 6. on tähistanud oma sünnipäeva Kalli Kaunismäe. Me soovime neile Jumala õnnistust ja Ingli Tiib neid ka varjama. Me langetame pead ja palume neile ka õnnistust. Taavaisa, tänu, et me võime usaldada meie koguduse sünnipäevalapsed sinu kätte, paluda sinu kaitset neile, sinu varju, sinu juhtimist ja ligiolu. Kõike, mida nad vajavad sinuga käimisel ja sinuga oma igapäevaseid toimetusi tehes. Palume sinu lähedust, hoidmist,
aga palume ka PP tiimile sinu õnnistust, sinu lähedust, sinu hoidmist ja ideid ja energiat, kõike, mida nad vajavad, ka materiaalseid vahendeid selle ürituse läbiviimiseks. Tänu, et sina õnnistad ja hoiad neid väga. Aamen. Kogudusena tuleme mõne nädala pärast ka piiblipäevade toetamise juurde eraldi, aga nii nagu on öeldud, siis flaierite peal on ka ülekandeks vajalikud pangaandmed, mida noored pärast ka jagavad. Nüüd on meil võimalus koos veel ülistada ja siis kuulata tänast sõnumit pastor Taavortit.
Jumala armu ja rahu teile kõigile. Mul on hea meel, et see ülistuslaulude valik on olnud täna just selline, nagu ta on olnud. Me teeme inimestena omalt poolt, mis me oskame ja suudame, aga Jumal lõpuks ikkagi koordineerib seda ja eriti need esimesed alguses lauldud laulud, mis rääkisid Jumala aust. Ja Jumala auga kaasneb ka Jumala pühadus. Ja seda igatseks küll kogeda ja üha enam kogeda kogudusega koos olles, et Jumal võib oma au ja oma pühadust ilmutada ja näidata. Ühest küljest on see aukartust äratav, sest kui Jumal tuleb meie ligi, siis me üha enam ja enam näeme seda, millised me ise oleme ja kui väga me vajame Jumala armu. Aga teisest küljest see Jumala ligi tulemine ka meie poolt, me kipume Jumala ligi, Jumala sõna kutsub meid üles, tulge Jumala ligi, siis tema tuleb teie ligi. Me võime seal leida hingamist, me võime leida omale abi, mida me igatseme, mida me vajame. Ja ma loen selle lühikese sõnumi aluseks, mida ma täna tahan teiega jagada, enne kui me tuleme issanda surma mälestamise osa juurde. Selle sõnumi aluseks tahan lugeda psalmist 34, 4 salmi, 12-15. Tulge, lapsed, kuulge mind, mida ma õpetan teile, kuulge mind, ma õpetan teile issanda kartust. Kes aga oled, kes hea meelega elaksid ja armastad elupäevi, et näha head põlve, hoia oma keelt kurja eest ja oma huuli pettust rääkimast. Hoidu kurjast ja tee head, otsi rahu ja nõua seda taga. Aamen. Piiblist me leiame mitmeid selliseid kirjakohti, ka mitmeid raamatuid, mida kutsutakse tarkuse kirjanduseks ka piibli sees. Üheks selliseks näiteks on näiteks õpetussõnade raamat. Ja me näeme piiblit lugedes seda, kuidas hinnatakse tarkust. Ja tarkus tuleb meile mõnes mõttes õppimise kaudu, mida me õpime. Me saame omandada neid teadmisi ja laiendada oma teadmisi, aga tarkus tegelikult pärineb Jumala käest. Ja see tarkus, millest piibel räägib, see on inimesele vajalik ja kasulik. Piibel ütleb meile ka seda, et kes tunneb enesel tarkusest puudust olevat, see võib julgesti paluda. Jakobuse kirja alguses loeme seda. Ja kui me niimoodi piiblit uurime ja loeme, siis tuleb selgelt esile see, et tegelikult selle Jumalast pärit oleva tarkuse aluseks on Jumala kartus. Me võiksime teisisõnu öelda, tarkuse kooli esimeseks õppeaineks on Jumala kartus. Ja Jumala kartus meie elus väljendub tegelikult ju selles, et me allutame endid vabatahtlikult Jumala tahte täitmisele. Mõned viited Jumala sõnast. Hiobi 28:28 ütleb meile, ja ta ütles inimesele, vaata, issanda kartus, see on tarkus ja hoidumine kurjast on arukus. Psalm 111:10. Issanda kartus on tarkuse algus. Hea arusaamine on kõigil, kes teevad seda mööda. Tema kiitus kestab igavesti. Õpetussõnade 1:7. Issanda kartus on tunnetuse algus, meeletut põlgavat tarkust ja õpetust. Ja õpetussõnade 9:10. Issanda kartus on tarkuse algus,
ja kõige pühama äratundmine on arukus. Selles tekstis, mida alguseks lugesin 34. psalmist, kutsub Taavet meid tegelikult sellisesse kooli. Ja ta nimetab siin asju, mille kaudu Jumala kartus meie elus avaldub ja mille suhtes me siis peaksime ka valvel olema. Esimene asi, mida Taavet siin ütleb, on valva selle üle, mida sa ütled. Hoia oma keelt kurja eest ja oma huuli pettust rääkimast. Need on meile ju paljudele vägagi tuttavad tõed, nii-öelda emapiimaga kaasa antud, aga ikka ja jälle me vajame, et neid asju taas meelde tuletatakse. Ja Taavet ütleb seda, hoia oma keelt kurja eest ja oma huuli pettust rääkimast. Me teame seda, kui kergesti ja kui palju kahju me võime teha oma sõnadega, mida me mõtlematult üle oma huulte laseme. Ja teisest küljest, kui palju head me mõne väikese lause või väikese sõnaga saame teha teise inimese heaks. Kui julgustav on see, kui keegi paneb tähele, mida me oleme oma parimast tahtest püüdnud teha, oma parimate oskustega püüdnud teha ja keegi ütleb sulle paar tänusõna või paar tunnustavat sõna peale seda. See annab julgust astuda edasi ja püüelda uute eesmärkide poole. Valva selle üle, mida sa ütled. Olgu su sõnad õnnistuseks, olgu su sõnad sellised, mis külvavad elu nii teiste jaoks kui sinu enese jaoks. Teine asi, mille üle Taavet siin mõtiskleb ja mida ta ütleb, valva selle üle, mida sa teed. Hoidu kurjast ja tee head. Hoia eemale sellest, mis on kuri ja isegi mis näib kuri olevat. Ja tee head. Jumala lapsi on kutsutud üles headeks tegudeks. Piibel räägib meile isegi sellest, et Jumala poolt on meile valmis pandud juba aegade algusest head teod, mida me keegi peaksime tegema. Jumal ootab seda, et me need asjad võtaksime ja teeksime. Ja kolmas asi, millele Taavet tähelepanu juhib, jälgi oma suhteid. Otsi rahu ja nõua seda taga. Millised on sinu suhted? Millised on su suhted ligemistega? Millised on su suhted su kaasinimestega, koolikaaslastega, töökaaslastega? Jumala rahvaga, oma koguduse liikmetega, õdede-vendadega me oleme koos pühapäeval võib-olla siin maksimaalselt 2 tundi. See on väga põgus aeg. Suurema enamuse nädalast me veedame kuskil mujal või teiste inimeste seltsis. Ja millised on meie suhted? Mida me nendes suhetes külvame? Ja kas selle kõige juures paistab meie eludest välja Jumala kartus? See, et me kuulume Jumalale, et me austame teda ja me tahame elada tema tahte järgi. Elada tõeks seda armastust, millega Jumal meid on armastanud. Ja ta on kutsunud meid selle armastuse jagajad olema oma suhetes ja selles keskkonnas, selle maailma keskel, kus me oleme. Seda nii igapäevaselt oma tööülesannete juures, oma kooliülesandeid täites, kui ka pühapäeval koguduse keskel või millal me siis ka koguduse õdede-vendadega võib-olla nädala keskel kokku puutume. See kõik peaks kajastama seda, et me austame Jumalat ja kardame Jumalat. Meie suhtumine Jumala kartusesse määrab ära tegelikult meie igapäevase elulaadi ja see omakorda ka meie tulevikku. 2 järgmist salmi
nendest, mida ma juba siin lugesin, aga 2 järgmist salmi 34. psalmis juhivad meie tähelepanu sellele. 16. ja 17. salm. Issanda silmad on õigete poole ja tema kõrvad nende appi hüüdmise poole. Issanda pale on pahategijate vastu, et hävitada maa pealt nende mälestus. Tänase sõnumi aluseks loetud kirjakoht köitis mu tähelepanu, kui ma eile lugesin meie palve- ja paastuaja vihiku teksti. Ja seal oli esitatud ka üks palve, mida me võiksime palvetada. See oli eilse päeva suhtes. Aga ma arvan, et see võiks olla jätkuv palve iga uskliku inimese elus, tema enda suhtes, aga meil ka koguduse liikmetena, Jumala koguduse liikmetena, tervikuna Jumala koguduse suhtes. Ja seal oli toodud esile selline mõte. Palu Issanda kartuse vaimu, et meie kogudused tunneksid uut aukartust Jumala ees ja me paneksime kõrvale kõik, mis talle ei meeldi. Mõtle seda nii oma elu suhtes, oma elule vaadates, kui mõelgem seda koos ka kogudusena ja kogudusena tervikuna. Oleme saanud Jumala armust kolmapäeva õhtuti käia koos siin, et otsida Jumala palet ja tahame seda jätkuvalt teha. Ma kogen seda, kui vajalik see on, et kippudes Jumala ligi, kippudes tema lähedusse, osadusse temaga, igatsedes seda, et ta ilmutaks oma au, me ei saa seda teistmoodi kui Jumala poole palvetades. Ja me saame Jumala poole pöörduda kui oma isa poole. Aga olgu see Jumala pühaduse tundmine ja Jumala kartus meie südames selline, et tõepoolest me austusega ja aukartuses läheneme talle. Me ei saa Jumalat kunagi pidada oma semuks, kuigi ta armastab meid, ta tahab meile head, aga ta jääb meie isaks ja ta jääb pühaks Jumalaks. Ja seepärast ma soovin, et nii minu elus kui sinu elus, kui koguduse elus tervikuna, Jumala kartus võiks püsida meie südames, meie silme ees ja see paistaks välja meie eludest. Nii nagu ma ütlesin, et suhtumine Jumala kartusesse määrab ära meie igapäevase elulaadi ja see omakorda meie tulevikku. On võrratu eesõigus olla selle püha Jumala lapsed, tunda seda Jumalat ja igal päeval püüda talle lähemale ja veel enam ja enam teda tundma õppida. Olge õnnistatud ja mingem koos edasi Jumala armus, tema armastuses, kandes seda oma südames ja jagades seda neile, kellega me kokku puutume ka oma igapäevase elu keskel. Amen. Tõuseme ja palvetame, aga kas on palvesoove ka? Maia, jah. Ja, palvetame Maia tervise pärast. Kas on veel? Olgu, siis palvetame. Isa taevas, tänu, et sa oled meile täna meelde tuletanud, nii nende koos lauldud laulude kaudu kui oma sõna kaudu, seda, et sa oled Jumal, kes elab kirkuses. Sa oled püha Jumal. Sa oled aukartust äratav Jumal. Ja me tahame sind sellisena tunda. Aga meie võrratu eesõigus on täna see, et me võime tulla sinu juurde ja kutsuda sind oma isaks. Mitte ainult kutsuda, vaid kogeda seda, et sa oled meie isa. Ja me täname sind selle eest. Issand, me täname sinu sõna eest.
me täname koguduse eest, me täname selle osaduse eest, mis meil võib olla sinuga ja isekeskis. Me täname su püha vaimu eest, kelle sa oled läkitanud meie südamesse elama, kelle sa oled läkitanud siia maa peale, koguduse keskele, sinu laste keskele. Ja tänu, et su püha vaim on täna siin, et meile märku anda õiguse pärast, kohtu pärast, patu pärast. Aga su püha vaim on täna meie keskel selleks, et meid õpetada, tuletada meelde meile sinu sõna ja issand, juhatada meid. Kõige selle eest me ütleme sulle tänu. Issand, me tahame tänada sind ka selle eest, et sa oled kuulnud meie palveid, nii isiklikul tasandil kui ka kogudusena koos. Issand, tänu, et sa oled andnud neid kogemusi meile, kui me hüüame sinu poole ja tõepoolest sa vastad, sa kuuled, sa aitad. Isa, ma tänan sind isiklikult selle eest, et ma ka sellel nädalal olen võinud taas kogeda seda, kuidas hüüdes sinu poole sa imeliselt juhatad, annad vastused ja annad rahu, lahendad olukorrad. Jumal, tänu sulle selle eest. Ja selles lootuses me võime ka täna taas oma palvet tõsta sinu poole. Selles lootuses me võime vaadata vastu ka uuele nädalale, kui me läheme oma igapäevaste ülesannete keskele. Issand, aita, et meie elu näitaks teistele eeskuju ja näitaks välja seda, et me kardame ja austame sind. Me elame Jumala kartuses. Ja mitte mingite reeglite täitmise pärast, vaid sellepärast, et me armastame sind ja me tahame austada sind. Issand, ja me tahame seda armastust, millega sa meid oled armastanud, edasi jagada neile, kes on meie ümber. Aita meid palun selles. Isa, me toome selles palves sinu ette ka Maia, kes on haigestunud ja isa, me palume, et sinu tervendav vägi võiks teda puudutada ja võtta ära selle palaviku. Anda tagasi täis tervise, et ta võiks täita oma ülesandeid rõõmuga. Tänu, issand, et me saame usus selle palve sinu ette jätta. Ja sa näed neid palveid, mis on tõusmas südamest sinu poole, mida ei ole häälega praegu välja öeldud, aga mis võib-olla on kui üks sisemine hüüdmine ja karje sinu poole. Issand, tänu, et sa kuuled ja tänu, et sa tahad aidata. Ja me palume, et sa õnnistaksid ka nüüd seda lauaosadust, kus me tahame mälestada Kristuse surma. Aita, et me võiksime puhta südamega, ettevalmistatud südamega selle lauaosadusse koguneda ja issand taas kogeda sinu lähedust. Me palume seda Jeesuse nimel. Aamen. Me laulame kohe ka lõpulaulu, selleks on laul number 7, Püha, püha, püha ja nagu Taavo ütles, koguneme kohe issanda surma mälestamisele.
Issanda Jeesuse Kristuse arm, Jumala Isa armastus ja Püha Vaimu osadus jäägu meie kõikidega. Aamen.